Ja nüüd ongi moment saabunu kello 1 päeval, kui kuulutades välja Vahtse soome-ugri kultuuripealinna konkurss. Mul on väga hea meel, et mind on saadetud siia MAFUN-i esindajana. Ma olen siis Tiina Klooster, olen Eesti esindaja MAFUN-is ehk soome-ugri rahvusvahelises noorsoo-organisatsioonis, mis on siis selle kultuuripealinnade projekti haldav asutus. Ehk siis MAFUN-i noortel aktivistidel tuli see idee teha kultuuripealinnade projekt ja nagu näha, see on väga suure hooga käima läinud, juba teist aastat väga edukalt toimib. Kuna selle aasta kultuuripealinn on Obinitsa, mis kuulub uue jaotuse järgi loode piirkonda, ehk siis kuhu kuuluvad Soome, Skandinaaviamaad, Eesti ja Venemaa läänepoolsed regioonid, siis sellest piirkonnast järgmise aasta kultuuripealinna ei valita. See aga tähendab, et järgmise aasta kultuuripealinna tuleb kas siis lõuna poolt või ida-põhja poolt. Siis nendeks regioonideks, kust valitakse järgmise aasta kultuuripealinna, on siis Venemaa põhja- ja idapoolsed alad, Komimaa, Neenetsimaa, Handimansi autonoomne regioon ja Permi oblast, siis Volga jõe kaldal asuvad soome-ugri regioonid, Marimaa, Baškortostan, Tatarstan, Mordvamaa ja loomulikult siis meie lõunapoolsed regioonid ehk Ungari. Siis kultuuripealinnaks võivad kandideerida ükskõik kui suured või väikesed asulad, võivad olla väikesed külad, võivad olla suuremad linnad. Ainukene reegel on see, et kultuuripealinnaks ei saa kandideerida riikide pealinnad ega ka siis Venemaal kohalike suuremate haldusüksuste pealinnad, ehk siis näiteks vabariikide ja autonoomsete regioonide pealinnad. Üks oluline asi on see, et kultuuripealinnal peab olema selline juhtgrupp, mingi hea kultuuriorganisatsioon, selline aktiivsete inimeste kogu, kes siis võtavad selle programmi vedada. Üks tingimus on nüüd see, et igal kuul peab kultuuripealinna aastal siis toimuma mõni soome-ugri üritus ja üks kord aastas peab toimuma siis selline suur rahvusvahelisem üritus, kuhu terve soome-ugri pere saaks kokku tulla ja seda kultuuripealinnaks olemist tähistada ja üldse tähistada meie soome-ugri koostööd ja ühtekuuluvustunnet tõsta. Siis, kui 31. maiks on kõik taotlused esitatud, tuleb kokku žürii ja valib välja 3 kõige tublimat kandidaati, kes kutsutakse 31. juuliks MAFUN-i kongressile, mis toimub Tartus, Eestis sel aastal. Eestist kuulub soome-ugri kultuuripealinnade žüriisse Aapo Ilves, siis muusik ja luuletaja, kes on väga hästi soome-ugri asjadega kursis ja on tihti ka käinud soome-ugri aladel ja teinud palju koostööd nendega. Kuulutan soome-ugri kultuuripealinnade konkursi avatuks, ootame palju häid kandidaate ja lisainfot kõige kohta, kui teil on küsimusi, võite kas minu käest küsida siin või vaadata www.urallik.org. Aga seo-aasta on vili. Proovime kõik siis seo-aasta võimalikult ilosalt siin Setomaal, Obinitsa, Eesti ja üldse soome-ugri maailmaruumi hinnast höste tunda. Proovi siis seda soome-ugri kultuuri tutvustada omavahel, et me rohkem tiiasi seost esi ja ka tõsel rahva